Tere! Kas oled kunagi mõelnud selle peale, et mis asjad üldse on mõtted? Mina olen Maarja, olen kliiniline psühholoog ja selles videos täna räägime natukene mõtetest ja sellest, mis on mõtete roll erinevate psüühikaprobleemide ja kaebuste kujunemisel. Nüüd, me teame psühholoogilistest uuringutest seda, et sageli, kui meil tekivad mingisugused seisundid, mis võib-olla sellisest tavapärasest foonist eristuvad, näiteks meil tekib mingi emotsioon, ükskõik kas on positiivne või negatiivne, või miski ärritab meid või ei meeldi meile, siis enamasti see ei ole see sündmus ise, mis seda reaktsiooni tekitab, vaid enamusel juhtudest see reaktsioon tekib sellest, mida me sellest juhtunud asjast mõtleme ja kuhu see asetub võib-olla meie eesmärkide, soovide ja vajaduste suhtes. Et me rääkisime sellest natukene ka selles videos, kus me rääkisime emotsioonidest, et kes tahab, saab sealt ka veel lisaks mõtteid järele kuulata. Ehk siis see tähendab sisuliselt seda, et üks ja seesama sündmus võib erinevates inimestes, aga ka ühes ja samas inimeses erinevatel ajahetkedel tekitada erinevaid reaktsioone. Näiteks, et kui ma vaatan aknast välja ja seal sajab lund, et siis kui mulle meeldib lumi ja ma mõtlen, et tore, see tähendab seda, et saab näiteks varsti suusatama minna, et siis mul tekib positiivne emotsioon. Kui mul on võib-olla kiire ja mul on vaja kuhugi kiiresti minna, et siis mõtlen, et kurjaks, et ma pean minema, ma ei tea, auto aknaid veel lumest puhastama ja selleks kuidagi aega leidma. Või ma ei tea, kui mul on talvesaapad ostmata ja katki, et siis mul tekib see tunne, et nüüd ma ei saagi võib-olla majast välja minna, sest et mul saavad jalad märjaks või mis iganes. Et me saame erinevat moodi mõelda nende sündmustest ja see, kuidas me mõtleme nendest sündmustest, mõjutab seda, mis meie nii-öelda reaktsioon sellele sündmusel on. Nüüd, kui me klassikaliselt mõtleme sellest, et mis asjad on mõtted, eks, et siis me tavaliselt võib-olla kujutame seda ette just nimelt selliste lausetena, nagu ma neid teile praegu esitlen, et mul tekib mingi konkreetne selline lause pähe, mis seondub selle olukorraga ja see lause tekitab minus mingisuguse reaktsiooni. Nüüd, meie mõtted ei ole enamasti sellised selgelt formuleeritud laused. Nii palju, kui me teame, siis meie aju inimestena mõtleb suhteliselt kogu aeg. Ja enamus ajast see mõtlemine käib nii-öelda taustal sellise protsessina, mida me 100% väga hästi ei teadvusta. Ja isegi siis, kui me oma peas, näiteks me kõndime tänaval ja mõtiskleme millegi üle, et isegi siis sageli need mõtted, mida me teame justkui, et meie peas on, ei ole sellised konkreetsed formuleeritud laused. Et ilmselt enamus meist on kunagi kogenud seda, eks, et ma justkui nagu, ma oma peas tean, mida ma mõtlen, aga kui ma üritan näiteks hakata kirjutama mingit teksti, et siis seesama nii-öelda mõte, mis mu peas on justkui selge, ei formuleeru väga konkreetselt kohe selleks lauseks alati, et ma pean selle peale mõtlema, kuidas seda sõnadesse panna. Ja see on just nimelt selle pärast, et need mõtted, mis meie peas on, ei ole otseselt lauseteks või sõnadeks alati formuleerunud. Ja tegelikult üldiselt psühholoogias me käsitleme mõtetena ka seda, mida erinevad inimesed teevad erineval määral, et mõtted võivad meie peas olla ka selliste kujutluspiltidena hoopis, millel ei ole võib-olla ka konkreetselt selliseid sõnu kohe küljes, et kui me tahame neid sõnadeks, neid sõnastada või nendest rääkida, et siis me peame selleks ekstra sinna selle lisasammu tegema, et me paneme neile sõnad külge. Ehk siis, kui me lihtsustatult mõtleme, et siis mõtlemine oma olemuselt on see, kuidas me mõnes mõttes nii-öelda nagu kategoriseerime oma kogemust maailmas ja võib-olla lahterdame neid teatud tüüpideks ja seostame nüüd oma vahel ja ilmselt see sõna organiseerimine või pakime mingil moel on
kõige lihtsam viis sellest mõelda ja see organiseerimine saab toimuda erinevate vahenditega, nii et see saab toimuda piltidena, see saab toimuda sõnadena, see saab toimuda lihtsalt sellena, et me kuidagi võrdleme ja paigutame seda infot ümber ilma, et me tingimata alati sõnastaks seda. Ehk siis, kui me räägime sellest, et see, kuidas me mõtleme asjadest, mõjutab meie reaktsioone, et siis me alati ei mõtle selle all seda, et ma konkreetselt sõnadena mõtleksin teatud tüüpi lauseid, vaid et see organiseerimine, lahterdamine, võrdlemine toimub meie peas kogu aeg seal taustal ja alati me ei pea olema sellest teadlikud või panema seda nii selgelt tähele, et see ei tähenda, et seda ei oleks toimunud. Ja kui me mõtleme sellest, et kust mõtted tulevad, et siis me praeguseks teame seda, et inimesed tõenäoliselt sünnivad selle nii-öelda võime, aga ka mitte ainult võimega, vaid nii-öelda me oleme automaatselt programmeeritud selleks, et meie aju kohe, kui ta maailma sünnib, hakkab oma kogemust ja kogemusi võrdlema ja lahterdama ja organiseerima sellisel moel. Ja seetõttu, mida rohkem me maailmas toimetame, saame erinevaid kogemusi, meil tekivad teatud sellised, me nimetame neid sageli skeemideks, on ju, sellised nagu reeglid või mustrid, mida me oleme märganud oma kogemuse põhjal, et kuidas asjad maailmas toimivad. Ja kui ma teen seda, on ju, et siis tavaliselt juhtuvad sellised asjad. Ja sellised skeeme ja reegleid üks viis, kuidas me õpime meie enda kogemuseks, mida me kogu aeg märkame ja lahterdame. Teine viis, kuidas me inimestena, mis on võib-olla inimeste spetsiifiline, kuidas me õpime neid kogemusi, on kultuuri kaudu, ehk siis teiste inimeste kogunenud, akumuleerunud kogemusest, ehk siis me saame lugeda näiteks nende kohta ja raamatutest õppida ära seda, et kuidas maailmas üldiselt asjad käivad ja sotsiaalse suhtluse kaudu, eks ole, me õpime kogu aeg selliseid sotsiaalseid norme, et kui sellised asjad juhtuvad, et mis on korrektne teha või et selliseid asju ei tohi teha sellepärast, et ja see on võib-olla teine selline suur viis, kuidas me õpime ära sellised skeemid või reeglid maailma kohta, mis siis kogu aeg suunavad seda, kuidas meie pea teatud tüüpi kogemusi tõlgendab ja nendele reageerib. Ja mis võib-olla teeb asja veel natukene keerulisemaks on see, et kuna me ei saa kunagi nagu oma pead tühjaks enam võtta nendest lahterdustest ja organiseeritud süsteemidest, mis meie peas on. Ehk siis me ei saa nii-öelda puhta peaga või puhta pilguga maailma kunagi vaadata. Et siis tegelikult see, millisel moel meie peas on info organiseeritud ka igal hetkel mõjutab seda, et mida üldse me maailmas märkame ja tähele paneme ja millele me üldse reageerima hakkame. Et meie pea tegelikult juba ette valib ka seda sisu, mida ta üldse tõlgendama hakkab lähtuvalt sellest, millised need meie mõttemustrid on. Ja kuna see mõtlemine on ühest küljest nii suur osa inimeseks olemise kogemusest ja teisest küljest seetõttu mõjutab väga palju igal hetkel seda, milliseid kogemusi me saame, milliseid kogemusi me märkame, mida me nendest õpime, et siis see on ka see põhjus, miks me psühholoogidena ja psühhoteraapias tegeleme väga palju mõtlemise ja võib-olla selle sisu nende mustrite ümber organiseerimisega, et seda on võimalik teadlikult ümber organiseerida, aga et kuna need süsteemid kujunevad pika aja jooksul ja nad põhinevad sellistel kogemustel maailmas, et siis selleks, et neid ümber organiseerida, meil on vaja ühest küljest tuua need oma tähelepanu fookusesse ja neid mõista, aga teisest küljest ka saada ja kogeda teistsuguseid kogemusi, mis võimaldaksid meil teistmoodi asjadest mõelda. Et see ei ole päris nii lihtne, et lihtsalt istu maha ja mõtle teistsugune lause endale pähe välja. Et see on natukene keerulisem ja seetõttu ka see protsess teinekord võtab pikalt aega ja päris palju harjutamist.
et sellised mõtted teile selle kohta, mis üldse on mõtted, miks me nendega tegeleme ja kuidas nendega tegelemine välja võiks näha. Kellel tekib selle kohta mingisuguseid mõtteid või küsimusi, siis kirjutage alla kommentaaridesse ja arutame.